Ma panin paar aastat tagasi oma robot-tolmuimejale nimeks Pekko Bagnaia, sellepärast et see saadab telefoni teavitusi mingitel arusaamatutele hetkedel, et ta on in trouble või ta on stuck või ta ei leia kodu ülesse. Ja see meenutas mulle kõige rohkem Bagnaiat. Lohisev meeter on umbes tonni, et. Tere tulemast! Me oleme siin nüüd oma 9. saatega, kus me jälle oleme kahekesi. Istume siin oma baasis Pärnus Porsche ringil ja nüüd jälle räägime, võtame võib-olla oma aasta kokku. Et viimati, kui me ainult oma asjadest rääkisime, siis me juhtisime Saksa meistrivõistluseid, olime väga optimistlikult suundumas Saksamaa poole ja peale seda on nii mõndagi juhtunud meil. Et jah, võtame võib-olla oma hooaja kokku täna, räägime, mis IDM-is toimus, mis Endurance'is toimus, mis Eestis toimus, mis Superbike'is ja MotoGP's ka. Superbike'is ja MotoGP's on toimunud, et päris palju ainet, millest rääkida. Jah, ja meil on kahjuks septembri saade jäi vahele, kuna me lihtsalt ajaliselt ei jõudnud seda teha, et tahtsime küll nii, et iga kuu oleks vähemalt üks osa, aga see meil läks natukene käest ära, et nüüd parandame selle vea ja. Septembrikuus minul isiklikult oli 3 või isegi 4 nädalavahetust järjest oli võidusõit, nii et augusti lõpust hakkasime mööda Euroopat ringi reisima ja jõudsimegi tegelikult tagasi. Mina jõudsin peale Hockenheimi oktoobrikuuses tagasi, ehk siis väga raske oli klappima saada aega, aga nüüd kuna talv on pigem niisugune hapukurgihooaeg, siis no praegune oli ka tegelikult suht nippa-nappa, et meil on kõik mootorrattad on pakitud, veoauto on homme ees, mootorrattad lähevad Hispaaniasse ja oli ka, et mina lähen nüüd kuuks ajaks ära, et siis oli ka, et see tänane õhtu või siis läheb jälle 1 kuu edasi, siis me igal juhul olen juba veits väsinud, aga igal juhul saate teeme ära. Ja. Aga jah, kuidas siis alates Oschersleben 2-st läinud on? Ütleme, et kõige valusam etapp sellel hooajal või? Jah, kindlalt kõige valusam. Ütleme, kõik läks justkui hästi, et mootorrattaga tegime ju tegelikult seal sammu edasi, olime sõidus ikkagi väga kiired. Aga jah, tagasi tulime sealt sentimeetri võrra lühema näpuga. Tahad sa oma näppu näidata ka? Ma võin niimoodi näidata oma näppu. Siuke näpp on, et jah, kuidagi õnnetult Oscherslebeni esimeses sõidus kukkusin äärekivi, mida ma tegelikult ju kasutasin iga ring, lihtsalt möödasõiduga koos kasutasin seda sama äärekivi siis 5 senti rohkem või 10 senti rohkem, mis iganes see lõpuks määravaks sai, aga siis äärekivi lõppes järsult ära, natuke läksin üle muru, isegi tegelikult veel ei pidurdanud. Nurga peale korraks piisas, et lihtsalt üle muru nurga ja kukkusin ümber ja kuidagi õnnetult niimoodi, et sõrm jäi lenksutoru alla, tuli ei kulunud läbi kinnas, aga keeras kuidagi ära ja siis külje peal on natuke pehmem koht ja ütleme sihuke väga õnnetu juhus, et siis ja siis oli seal lenksu all kinni, sõrm kulus ära siit pealt natuke, pool sõrme, ütleme niimoodi, ja küüs ja siis aga sõidutempo sellel hetkel oli ülikõva, põhimõtteliselt läksid just Aldist mööda ja Tuulovits juba sõitis aeglasemaid ringiaega. Seal oli aja küsimus. Seal oli piiri peal, on ju. Ja, et oleks emes ka sul juba nina ees olnud. Et oli piiri peal, kas oleks kätte saanud. Ja sinna maani tegelikult meil kõik sõidud olid läinud umbes täpselt samamoodi, et sõidu lõpp oli minu leib nagu. Ja me olime kõik nädalavahetused suutnud manageerida nii, et meil edu oli ju sellel hetkel
9 punkti, kui läksime etapile. See edu oli korraks olnud 1 punkt ja me olime tagasi viinud 9 punkti peale. Et see... Ehk siis meil olukord oli hea, aga siis sai selgeks, et see väike tagasilöök tuli. Kui sa rolleriga tulid sealt ja oma kätt näitasid, siis nägi ikka väga paha välja. Et mäletan, su sõnad olid või küsimus oli see, et kas lähme siia raja omasse või lähme otse haiglasse, siis nähes seda sõrme, siis seal jah, polnud nagu midagi teha. See küsimus, minu jaoks see küsimus oli sellepärast, et kui lähed... Et siis ei pruugi saada seda sõiduluba. Raja Medical Centerisse, siis on nad üsna kergekäeliselt annavad sulle selle unfit staatuse, ehk siis sa ei tohi nagu sõita ja seal läheb alati aega ja hästi sihuke, kui mina seda väga pikalt ei juurelnud, ei uurinud seda sõrme. No mina nägin seda luu otsa sealt, mis vastu vaatas. See oli nagu sihuke hästi küpsetatud ribi, et siis kui üritasin sõrme liigutada, siis luu liikus, aga liha oli paigal. Aga ma jah, seda niimoodi ei uurinud, mina mõtlesin lihtsalt, et äkki me jõuame käia haiglas ära, äkki on nii, et tõmmatakse kokku ja on korras, aga tegelikult oli jah pikem projekt, et seal Raja Medical Centeris läks ka veel seikluseks, kuna küsiti, et kui suure kiiruse pealt siis õnnetus juhtus. Ma ütlesin, et ma ei tea, 3. käigu lõpp, 4. algus, 160 võib-olla, midagi sellist. Oi, siis on kiire hooga õnnetus, et siis on kogu keha tšekk ja siis järsku see, kuigi ma olin ju tõstnud mootorratta püsti, vaatasin, lenks on kõver, edasi ei sõida, tuju oli paha, hüppasin üle 2 aia, üritasin rolleri varastada, rollerit ei saanud, siis tuli meil eelmise aasta meeskonnakaaslane Moorits tuli mulle rolleriga järgi ja siis ma olin ise koputanud Medical Centeri ukse peale, et abi saada. Tervist, et kas siin on see kohta? Tervist, kuidas mul on üks selline mure. Ja siis umbes 15 kuni 20 minutit peale seda kõike avastasid nad, et tegu on kiire loomulise või kiire hooga õnnetusega. Et siin peab kogu keha kontrollima, selg, siseelundid, jalad. Samal ajal, kui ma neil sinna põrandale veritsesin sõrmest, siis nemad katsusid mu hüppeliigest, mis tundus mulle täiesti jabur, täiesti vaba. Ja seljalahas, kaelatugi, kõik ja siis jah, mul kuidagi seal läks ühesõnaga seikluseks, nii et mind pidi sealt mingite ainetega maha rahustama, kuna nii väga halvaks läks olemine seal nagu. Ja siis järgmine on juba kiirabi ja Saksa haigla. Aga Saksa haiglas tehti väga head tööd, et Saksa kirurg ise tegelikult kartis, et peame tegema võib-olla mõne opi veel, kuna hästi palju mustust oli sees, aga läks kõik õnneks, et õmblema küll pidi 1 korra veel Eestis õnneks oma arst doktor Eimann ortopeediarstidest hoidis sellel silma peal sellel asjal ja õnneks midagi pahaks ei läinud ja no ta läks pahaks, aga mitte nii pahaks, et oleks pidanud uuesti. Ta oli ikkagi kole ja ta ei paranenud nii kiiresti, kui ta oleks võinud paraneda. Et siis tuli see ainuke soojalaine ka ju Eestisse, mis oli esimene mõte oli ju see, et võib-olla jõuab Suzukasse. Aga Suzuka me jätsime see oli väga õige otsus ära jätta. Sellepärast, et sellel ajal, kui Suzuka võidusõit oli, siis minu sõrm ei näinud hea välja kodus ja oleks seal kuumas ja niiskes võib-olla valu pärast või nagu liikuvuse või jõu pärast oleks võib-olla ära sõitnud. Aga see oleks 100%. Kogu ülejäänud hooajale oleks väga ilmselt märgi pannud, et kogu idemi asjad ka. Ja siis oli jah, siis me Suzuka jätsime ära, saatsin õnneks üks eestlane ikkagi läks. Jah, saatsin Rolandi üksi sinna bensiini panema Jaapani meeskonnale, kellega ma pidin ise ka sõitma. Siis olime jah pikalt ju kodus. Siis tuli ju tegelikult oligi kohe ju Assen oli ju järgmine. Suur võidusõit oli enne seda. Suur võidusõit oli kõigepealt ja siis Assenisse otse, jah. Suur võidusõit oli ka üks müstiline üritus minu jaoks. Siis sa tulid ju esimest korda üldse sõitsidki peale vigastust võidusõidul. Proovisime erinevaid teipe kinda sees.
et venitasime selle padruniga sul kinnas suuremaks, on ju, et tegelikult sellega sai ju ka Asseniks enam-vähem pildi ette, mida vaja teha on, et ilma selleta oleks olnud Assenis veel raskem kindlasti. Ja 100%, et see oli ülihea võimalus proovida sõita mootorrattaga. Et esimesed ringid olid ikkagi väga ebameeldivad, see sõrm oli niisugune kohmakas, jäi ette, ei osanud seda tunda, sest see oli teibitud kinni, kuna siis olid veel ju õmblused sees. Et ja 18 padrun, suur padrun oli täpselt see, ja tagurpidi oli see, mis läks kinda sõrme sisse. See oli niisugune 17 oli natuke väike, 19 juba hakkas õmblusid käristama. 18 oli täpselt paras. Ja siis leidsime selle teipimise versiooni ka siin, timmisime välja nende trennide ja kvalidega. Aga miks see üritus oli müstiline, oli minu jaoks see, et me sõitsime rajarekordi. Ja sõidus, jah. Et seda me ei ole mitte kunagi üheski võidusõidus, me ei ole üldse nii kiiresti sõitnud. Selle siis nii-öelda selle BMW-ga nii kiiresti ei ole sõitnud. Teise BMW-ga me sõitsime täpselt sama kiiresti või sajandikud äkki isegi aeglasemalt või kiiremini. Honda täpselt sama, et see oligi, muidu on see rajarekord on olnud alati selline, et kuidagi võistluste tingimused ei ole päris need. Testis, kui terve päeva nühid ja siis paned uue rehvi õhtul alla, siis ikkagi sõidad väga kiire ringi aja. Aga seekord me sõitsime nagu võidusõidul päriselt kiiresti ja sellises kohas, kus veel tegelikult sõrm ei olnud päris see. See oli väga, see tuli nagu luuavarest see pauk. Aga see andis jällegi hea enesetunde, et liikuda edasi ja siis läksimegi Assenisse kohe ju järgmised päevad. Saime minna siis selle remonditud sprinteriga, kapott oli sirge ja täitsa uute stangedega, uue esistangega. Ja Assen meil oli raske. Assen oli raske, 2 korda kukkusid pikali. Raskeks tegigi see, et kvalis läks pikali ja siis pidid startima täitsa kaugelt. 13. Et selle ikkagi IDM-i tase on nagu selline, et kui ajasõit ikkagi läheb tuksi, siis on väga raske etteotsa jõuda. Et see esimesed 2 rida on nagu see, mis peab kindlasti olema, et siis on võimalik, aga kui kaugemal juba oled, siis lihtsalt selle poole ringiga sa jääd juba nii palju maha, et siis pead olema väga palju kiirem teistest. Ja me ei olnud seekord väga palju kiiremad. Natuke olime eksinud. See oli jah ka veider, et me olime küll eksinud ja otsisime mööda mootorratast ringi, seadistusi kõik, aga iga sessioon välja arvatud need, mis lugesid. Me olime esimese 2 seas või 3 seas. Ainult kvali ja 2 sõitu olid need, kus me olime esimesed 3 väljas. Et see ei olnud meil hea nädalavahetus ja siis peale seda oligi ju, siis tuli meil Hiiumaa laager. Siis tuli Hiiumaa laager, hooaja tippsündmus. Et kõik need kokku kogutud aasta ajaga kokku kogutud Hondad läksid siis käima. Lapsevanematele pandi kombed selga ja mis sa salata, isegi tõmbasin kombe selga sellel aastal esimest korda ja seal oli väga võimas. Palju mootorrattaid ja väga võimsad 5-10 ringi olid, kus me sõitsime võidu 3-kesi, mina, Hugo Brandt ja sina minipaikidega. Lisandusid sinna veel. Lisandusid need väiksed mehed ja õnneks me saime väikeste meestega need kiired minipaigi mehed, nendega me saime kokkuleppele, et mitte mingil juhul sirge peal mööda ei sõida. Et muidu nad on lihtsalt liiga kiired oma 40 kilo peal. Just, et see siis pole midagi teha sirge peal, aga nad said sellest väga hästi aru ja see tegi väga ägedaks selle. Neile endale meeldis ka see natukene, et said seal 4 kõrvuti läksime kurvi, siis kõik mahtusime ära sinna. Suured ja tugevamad mehed ikkagi natukene kiusasid minu arust väiksemaid ja see oli väga neile vajalik. Et see, aga ülikõva on nagu sõita selliste teiste sõitjatega, kellega sa ei pea nagu mõtlema, et kas sealt tuleb mingi
kui läheb kokku, siis läheb kokku, on ju. Aga see nagu ei muuda nagu suunda. Jah, see ei muuda suunda täpselt. Lõppkiirust ei muuda. Kõik arvestavad teineteisega ja mahuvad ära ja nii on nagu, et oligi jah, tuledki 3 või 4 kõrvuti kurvi ja keegi on ees ja keegi on taga ja keegi juba mõtleb selle peale, okei, kui ma siit jään taha, siis ma järgmise kurvi planeerin juba, et siis mina olen ees, et noh, samamoodi käiski kogu aeg see mäng nagu, et see teebki selle nagu lahedaks ja just väikestel samamoodi, et nad õpivad nagu oma möödasõitusi ette planeerima, et see, mis neil täna nagu puudu on, et nad jäävad nagu juhust ootama, aga kui seda juhust ei tule, et sa ikkagi lõpuks oskad selle möödasõidu ette planeerida, et nagu mängid 4-3 või 3-4 kurvi läbi ja siis tead, et lähed. Et selliseid selleks, et Saksamaal ja Euroopas ja loodetavasti ka selle aasta lõpus seal maailmafinaalis nagu esikohtade eest võidelda, siis pead seda mängu mängima. Nad peavad nagu hakkama saama meie rajude möödasõitudega ja praegu nad juba hakkavad vaikselt nagu eks vanus tuleb juurde, mõtlevad juba rohkem kaasa, et kui sa võrdled eelmist hooaega ja selle hooaega, siis juba hakkavad õiged küsimused tekkima ja nad on nagu ise rohkem selles teemas nagu sees, et seda on jah, väga huvitav kõrvalt näha. Ja nende tase on ju nagu väga suure sammu teinud võrreldes eelmise aastaga. Just seal Saksas käimisega, seal sõitmisega, selle konkurentsiga, et palju kiiremaid mehi kui nagu palju sama kiireid ja kiiremaid mehi kui nemad, et siis see õpetab ülihästi võrreldes sellega, kui ainult üks treeneri härra ütleb raja kõrvalt, et siin saab tegelikult kiiremini. Pane juurde, jah. Siis on ju lihtne öelda, et ei saa. Ja, mine näita ette. Aga Hiiumaa oli lahe, jah. Isa ja poeg Endurance oli meil. Poja osad oleks tahtnud rohkem isegi sõita, aga isad ei tahtnud. Nii et see Endurance'i nime sai meil nüüd küll umbes 15 minuti pikkuline võidusõit. Aga vahetus toimus. Vahetus toimus. Aga see oli lahe. Start oli ikkagi joostes ja see oli tore. Need hommikused ühised jooksmised ja Brunogi käis, tegi oma ringe seal, ajas lehmasid. Bruno käis ka. Bruno oli väga teemas seal. Et see oli jah, väga lõbus, et alati on tore seal Hiiumaal käia ja see kuidagi jah, minu jaoks on see hooaja tippsündmus alati. Peale Hiiumaad ju oligi kohe, siis oli Nürburgring. Nürburgringile. Nürburgring tegelikult oli väga hea nädalavahetus. Lihtsalt tukati. 20 hobujõud oli puudu. jah, 2 miljonit on puudu. Umbes. Et seal ei olnud nagu midagi teha. See oli näha, nii kui üks mootorratas gaasi keeras, siis me sõitsime reaalselt sekundi kiiremini kui eelmine aasta. Kogu võistlustempo oli ja tegelikult sitaks kiirem. Et see oligi kogu seda aastat nagu läbiv temaatika oli see, et me sõitsime põhimõtteliselt sama mootorrattaga, mis eelmine aasta, väikeste mööndustega. Me räägime võib-olla 1-2 hobujõust, rohkem mitte midagi. Seadistus natuke teine, aga me räägime 2 hobujõust, aga me sõitsime sama mootorrattaga enamus radadel sekund kiiremini kui eelmine aasta. Kvaliaeg oli sekund kiirem ja võistlus oli eelmise aasta kvaliaegades, siis enamus ringid kõik kiiremad. Jah, et me tegime nagu ebareaalset tööd, aga see ei olnud piisav. Et alati oli vähemalt üks Ducati, kellel lihtsalt oli. See oli näha ka, et kvalifikatsiooniks pandi siis nii palju kütust saama, kui ta tahtis ja ta oli nagu nii palju kiirem, et teised oma kvaliajast ei sõitnud sõidus nii palju aeglasemalt, kui tema sõitis oma kvaliajast sõidus aeglasemalt. Et seal oli päris palju näha minu arust, et sellel mootorrattal oli nagu reservi ka. Et palju nad ikkagi mängisid ka lolli, et nad nagu liiga hullud ei tunduks. Meil on ikka raske, kogu aeg oli neil raske. Jah, aga see aasta oli nii, et see lihtsalt meil, ma arvan, et me tegime väga head tööd. Me olime suht selgelt kõige parem BMW. Mis oli kõige olulisem? Ainukene BMW, kes suutis võita sõite. Me tegime oma ära. 2 võitu,
rohkem kui eelmine aasta. me tegime oma ära. Tiitli jaoks sellest ei piisanud, aga me olime tegelikult tublid ja Nürburgringil oli veel ägedaid asju, me käisime ju pereõhtusöögil käisime ka pika ringi peal. See hakkas ju tegelikult meil oli hea sõber Raul, kes seal oli trennis või sõitmas ja temaga me käisime ju päris kiireid ringe tegemas. Ja kuna sealt me arvasime, et kurvid said selgeks, siis me läksime ka oma kasutada oleva autoga, Fordiga läksime ka sinna sõitma. Ja seal oli mina sõitsin mõlemad ringid ja mul oli võimas kaardilugeja, kellel oli kogu tee, kogu rada oli tal ainult üks mure, et miks ma juba ei ole gaasil. Tema jaoks selle esiveolise autoga ma olin selgelt liiga hilja gaasil ja gaasil olin ma ka siis liiga hilja, kui tegelikult tuli väga-väga terav kurv, kus väga lihtne näiteks telekamängus on vastu seina sõita. Ma nagu enam vähmaselt mäletasin, et siin oli mingi ohtlik kurv, aga seal üks mees kõrvalt karjus kogu aeg, et juba gaasil, juba gaas, juba hoiame peal. Ainuke küsimus, miks juba gaasil ei ole? See rajukool oli meil, aga see oli lõbus. Ja mina elu eest pingutasin. Nii nukid olid valged roolist kinni hoidmisest ja siis ülejäänud auto sõi vorsti ja tomatit ja kõike, mida seal hamba alla sai. See oli äge, jah. Jälle siuke asi, mis jääb meelde nagu eluks ajaks ilmselt. Jah, et 3-silindrilisel umbes, ma arvan, mingi 30 kilovati fookusel saime 4 ratast maast lahti seal hüppekohas. Et see oli äge. Lõpuks keris ikka sisse täitsa. Ikkagi ma nägin 190 oli ka ikka kella peal vahepeal. Ja see võis olla küll, jah. Edasi Boldooris me saime kõik koos käia. Õnneks. Väga lahe oli. Minu viimane 24 tunni sõit oli 2006. Nüüd 2025 sain jälle kogu selle asja kaasa teha. Sain öösel üleval olla. Ja see melu ikkagi on sama äge, nagu ta oli siis. Et mootorrattaid ännitati öö otsa ja leegid sumpsist väljas ja see fännlus on alles, nagu, et see ei ole kuskil ära kadunud ja rahvast oli tõesti palju, et ma arvan, et seal võis olla nagu mingi 150 000 inimest kindlasti, et see oli et see kõik raja ümbrus oli nagu täiesti inimesi täis ja see telklate ala juba oli selline, et sa ikkagi sõitsid kaua sealt läbi ja see oli paksult mootorrattaid täis, et mina käisin Le Mansis kuna ma Le Mansis võidu ei pidanud sõitma, siis ma käisin seda kämpinguala vaatamas ja siis läksin sinna oma tööriietega nii-öelda, mul oli siuke ilus valge BMW vest ja seisin võib-olla 10-15 meetri kaugusel sellest, kus neid sumpsist leek väljas oli ja kus paugud käisid ja siis hommikul, kui ma üles ärkasin, vaatasin, siis oli kõik see valge vest, oli siukseid musti õlitäppe täis, mis enam kunagi välja ei tule. Nii et ma loodan, et ma järgmine aasta saan uue vesti omale, sest et muidu ma pean ringi käima häbi nägu ees. Aga see on äge Endurance'i see seltskond, kes seda vaatamas käib, on äge. Ja nad on siuksed põlised fännid, kes käivadki nagu, nendel on 2 korda aastas käivad vaatamas, üks on Le Mans ja teine ongi Boldor. Et suht palju on nagu sama seltskonda, kes üle selle Prantsusmaa kokku tulevad ja teevad seal seda pulli, mis aga jah, sõit oli ju ka väga... Sõit oli ja emotsioone oli palju. Et selg tegi haiget sul? Selg hakkas tundma andma esimesest vahetusest. Ma ei tea, mis nõks mul läbi käis sealt või mis iganes. Mis jah, tuli ja... No, sa olid juba nädal otsa sõitnud ka muidugi, et... Et see on jah huvitav, mis tollel ajal, kui mina sõitsin keestussõitu, siis ei olnud nii, et sul juba... esmaspäevast seal möll käib ja pead uhama ja siis veel selle 24 tunni sõidu veel sinna otsa tegema, et sul oli ikkagi päris oma jagu ringe seal. Ja see kuidagi oli jah, vasak külg või nagu alaselg hakkas tegema ja esimese vahetuse lõpus ma tundsin ja siis tegelikult iga vahetus peale seda oli, kuni lõpuks viimane vahetus läks päris teravaks või siukseks. Et siis oli näha juba sirge peal sõitsid ka, tagumik oli ühele poole nagu... Ja, sest et jah, lõpuks oligi nii, et sirge peal andis ka tunda.
proovisin igast asju kui paremasse kurvi minnes, siis vasaku jala nagu lasinjalaraua pealt lahti, lihtsalt toetasinjalaraua peale, et lihtsalt korraks nagu mingit niisugust leevendust anda ja mingi hetk aitas, aga ja see minu jaoks kõige halvemal ajal tuli see kõige teravam valu lõpus, kus meil oli suruda vaja. Ja, et oli vaja päriselt kiiresti sõita, et see... Meil ju üks andur hakkas jukerdama ja tuli boksi peatus. Algusest peale, start meil ju läks tuksi. Jooks oli esimest korda elus. Ma olen 2 starti elus teinud. Spaas mu jooks oli kohutav, aga kõik peale seda oli väga hea. Et jooks oli niimoodi, et kui telekast vaatasid starti, siis kogu rivi sõitjaid jooksis ja siis üks sinine kiiver tuli natuke meeter maas. Sellepärast ma vaatasin valele poole, vaatasin liblikaid, ei näinud õiget lipumeest. Ja siis nüüd ma olin nagu selline truu koer juba minut enne starti. Nii kui soojendusringilt tagasi tulime, ma vaatasin seda ühte sama lipumeest kogu aeg, kes ma teadsin, kes seal keskel on. See on endurance start on nagu veider, et sa ei vaata mitte raja nagu suunas, eriti kui sa teest poolt stardid. Sa ei vaata raja suunas, aga sa vaatad nagu stardirivi keskele, kus on see üks Prantsuse lipp siis, või Belgia lipp siis spaas on ja millega start antakse. Ja mina vaatasin sinna, kus nagu tavaliselt stardituled on spaas siis. Aga nüüd Poldoris ma vaatasin, see lipu osa oli mul nagu selge ja jooks väga hea ja siis korraks läks mootorratas käima ja suri kohe välja, nagu ma lasin starteri nuppu liiga kiirelt lahti ja siis suri välja ja siis teist korda ta alati läheb nagu kaua käima. No ja seal ikka tempo oli ka üleval, et see ülikuum oli jah. Just, et soojendusringilt sa tulid, siis oli juba 100 palju 2 või? Võib-olla küll jah, ja kui oled seal grupi sees pikk sirge, siis meie mootorratta temp oli esimene vahetus, kõige rohkem, mis ma nägin, oli äkki 113. Alati nii, et aeglase sektori oled teiste mootorrataste taga, jõuad pikale sirgele ja siis vaatad tempi ongi see, ma ei tea, 110, 111 oli niisugune standard. Tuules sõita ei saa. Ja. Tuules sõita ei saa, sellepärast, et nii kui tuules sõidad, siis see temp püsib nagu sama ja siis tuleb see aeglane sektor ja siis jälle tõuseb. Ja ehk siis terve esimese vahetuse mina otsisin lihtsalt värsket õhku kuskilt mootorrattale. See 24 tundi on üks väga pikk sõit, et see, kas sa oled esimese vahetuse lõpuks oma klassi 5., 4., 10., teine, esimene, et seal ei ole mitte mingit vahet, sul on 23 tundi minna veel. Ja siis ma keskendusin ainult sellele, et mootorratas säästa. Ja, et mootorrattale võimalikult kerge oleks. Ja siis tegelikult peale seda läks juba ju... Jahedamaks õues päike langes on ju. Ja rohkem siis... muresid pold. Öösel me olime ka kiired. Meie nagu murekoht või ainuke mitte ainuke väga tugev vastane, aga selline vastane, keda me nagu mitte ei kartnud, aga kellega me väga arvestasime, oli teine BMW meeskond, Jaapani meeskond number 25, Etoil. Et nemad olid suutnud oma sõitsid kogu aeg rohkem ringe. Kütuse mäppi teha kuidagi niimoodi, et nad sõitsid 2 ringi rohkem kui meie, mis siis oleks tähendanud sõidu lõpuks 2 või 3 peatust. Ja 3 peatust on siis 6 minutit umbes jämedalt, natuke vähem. Et Poldoris see pitlane on väga pikk. Ja ei läinud muidugi kaua, kui selle suitseli järgi ja jäi sinna müüri äärde see mootorratas. Ja, et öösel, kas neil äkki 2-3 ajal midagi sellist läks mootor laiali, et sinnamaani me surusime ikkagi väga palju, et seda vahet sisse teha, sest nad olid kiired ja ökonoomsed. Ja siis, kui neil laiali läks, siis me olime tegelikult ju teisest kohast, ma ei tea, äkki 2-3 ringi eest. 3 ringi ees ja siis põhimõtteliselt see püsis ja oli suht turvaline nagu. Jah, et siis me hakkasime juba säästma, hakkasime käiku vahetama, enne käigu tuld, hakkasime alla vahetama, nii et mingi koht, kus sa võib-olla muidu olid sõitnud teise käiguga, siis sõitsid 3. lihtsalt, et oleks pööre natukene madalam. Kõik siuksed vahvad endurance'i võlud nagu või endurance eripära. Ja siis tuli ju teile ka tegelikult neid ringe, 1 ring rohkem juba tänu sellele vedas bensuga välja. Ja. Ja siis me lõpuks tegelikult, ütleme siis viimased 3 tundi oli actionit. Nii kaua, 21 tundi oli meil rahulik.
me olime kolmekesi nagu siis ühes boksis, kus oli BMW tehase meeskond, meie Stocki meeskond ja siis Jaapani meeskond, kus meil jälle oli 4 eestlast, on ju. Meie IDEM-is, kes meiega kaasas käib, Sander mehaanik, siis 2 füsiot Eestist ja sõber Roland jälle, kes bensiini pani. Vastutas tankimise eest. Ta oli jah, bensiiniboss. Et eks me olime kõik ühes boksis ja viimase 3 tunniga oli nagu kõige tunne nagu telekaamerad olid ainult meie boksis, sellepärast et üks kaos teise otsa. Kas hakkas kõigelt teist hakkas. Siis, meil oli see siis oli 2 tundi enne lõppu läks siis Jaapani mootorratas. Kolks tuli sisse. Jah. Et meil oli nagu kõige esimesena ja kõige lihtsam viga. Meil oli selge elektriviga, mina võtsin mootorratta, oli lihtsalt siis piiraja oli madal, jõudu ei olnud. Või no jõudu nii kaua oli, aga siis piiraja oli madal. Ja siis oli, meil tegid küll mehed ikka väga... See lihtsalt paljas, võtad jälle Riiko, kuidas, kui kiirelt ja mismoodi see mootorratas on öö otsa saanud valu ja siis ta palja käsi seal klapikambrikaane pealt vahetab seda. Minu jaoks see diagnoosimine oli ebareaalselt kiire, sest et ma sõitsin küll 1 korra mööda, nad kuulsid häält ja siis ma tulin boksi, minu käest küsiti, kas on elektriviga või on bens nagu. Elekter või bens. Ma võtsin kindlalt elekter. Siis oli juba, lükati mind eemale arvuti taga juba selge. Viga selge, kõik, paak maas, airbox maas, kõik. Kogu viga, see, mis on, lähed kuskile tavalisse mootorratta remondi töökotta, seda diagnoositakse võib-olla nädal aega selle. Ja siis meie mehed tegid selle 12 minutiga, oli uus osa küljes, mootorratas käis, bens sees ja väljas. Kogu boksis viibimise aeg oli 12 minutit. Ja sellega me kaotusime nüüd oma siis küll selle koha, aga me olime sama ringil siis lõpuks. Ja me olime samal ringil ja meil joppas selle nagu boksi peatuste strateegiaga ka, et me saime selle rütmi nii, et me saime nagu vähemate peatustega lõpuni. Või eks me saime selle nagu 1 peatuse arvestada sinna. Ja siis oli siis tuli Jaapani meeskonnal Saale kolks ja siis pool tundi või 28 minutit oli lõpuni jäänud. Siis tuli 37. Kes siis oli juht, sõidus oli teine ja nendel oli põhimõtteliselt oli maailmameistritiitel oli kandiku peal laua peal. Medal oli taskus ja lint jäi välja. See oli päris karm, see oli lihtsalt ette oli 2 ringi, taha oli 2 ringi. Lihtsalt sõida. Lihtsalt tule lõpuni, sa võid 5 sekki ringi peale kaotada. Ja siis ühel hetkel nägin, Markus oli siis lenksus, kui suits oli väljas ja... Mina ei sõit, siis minul oli viimane vahetus tehtud, siis ma tiksusin seal ringi. Ja siis ma just läksin nagu nende tuppa ja kõik mehaanikud, kes tulid vastu, kõik inimesed, keda ma nägin, kõik olid nagu nii, et nad ei julgenud isegi naeratada nagu, sellepärast, et kõik oli nagu... Nii õrmel. Kõik, siis kui veel hästi oli. Et kõik oli nagu, just kui oli olemas, aga keegi ei julgenud veel rõõmustada nagu, et midagi perse ei läheks lihtsalt, et see lihtsalt pea nüüd vastu. Ja siis ma seisin täpselt sellel hetkel seal kuradi boksis ja siis tuli telekasse, tuli suitsupilvega. Ja siis oli ikka päris kuradi väga rõve oli. Et seda jah, kui suitsupilv on, siis seda nagu 12 minutiga korda ei tee enam. Ei, seal kaaluti, et kas sõita 1 ring, et finiš saada või mitte, aga siis õnneks olid seal nagu vanemad mehaanikud ja vanemad mehed, kes ütlesid, et see ei ole nagu, meie jaoks ei muuda midagi. Me ei oleks punktidega teine olnud. Ja et see ei oleks lõpuni kestnud ka, et see hääl oli paha ikkagi, seal oli midagi palju viga. Aga jah, siis minul oli, ma olin nagu poodiumil oli siuke imelik. Pulmad ja matused ühel ajal. Pulmad ja matused olid ühel ajal ja et see väga imelik tunne oli, ise olid nagu. Esimene 24 tundi sõidetud lõpuni. Lõpuni, oma klassi võit ja Stocki mootorrattaga absoluudi 3. on ju. Mis on kõik siuksed asjad, et ei ole nagu iga päev. Ja siis tahaks nagu viimast võtta, tahaks rõõmustada. Ja siis istud
seal üleval ootad seda poodiumi koos oma tegelikult tüüpidega, kellega sa oled terve aasta. On nad olnud sinu meeskonnakaaslased, on ju. Oled nendega käinud Itaalias seal spordiarsti juures, oled nendega testis mingit lolli nalja teinud, terve aasta nendega elanud koos ühes veokas, kes on palju rohkem sinu meeskonnakaaslased kui need, kellega sa just võitsid. Ja siis nemad istuvad seal nagu ilma kombedeta ja ootavad oma seda maailmameistrivõistluste 3. koha medalit. See oli päris raju ja pressikonverentsil ka ikkagi küsiti päris palju selle kohta, et mis tunne on. Aga ikka võit on võit, et CV-sse said ikkagi väga korraliku asja endale juurde ja 2020. aastast me ei ole MM-i poodiumil olnud. Ja ikkagi, et sellel hooajal kõik endurance etapid, mis sa oled sõitnud, oled sa ära võitnud. Kõik, mis ma olen lõpetanud, ma olen võitnud eelmisel aastal ka. Kõik endurance etapid, mis sa üldse oma elus lõpetanud, oled võiduga lõpetanud. Ei ole ühtegi teist või 3. või 4. kohta või... Mul on praegu riiuli peal on Boldori karikas, Spa karikas ja Suzuka karikas. Le Mans on puudu. Kui saaks selle Le Mansi karika ka veel, siis võiks ära lõpetada. Aga see oli vahva reis, emotsionaalne reis. Ja äge, väga äge oli see minu arust, et seal oli nii palju oma inimesi. Kodune oli olla seal. Sina õnneks olid nagu minu toas vähemalt, ülejäänud ei olnud meie toas, aga äge ikka. Aga see ei lõppenud ju veel sellega. Mina läksin ju Tõnuga minema lennujaama poole, te jäite veel sinna. Me jäime Sandriga suvitama. Me käisime Monacos, jalutasime ringraja läbi. Te ei saanud üldse ringrajalt minemagi kõigepealt ju. See oli pühapäeva õhtul, jah. Jah, teil tuli paduvihm ja... Meil hakkasid pädokil ja hakkasid autod ujuma. Tunnel oli vett nii täis, et sõiduautoga välja ei saanud. Siis Sander sai põhimõtteliselt 24 tundi oli võistlus, mis üleval enne seda ka veel, nii et see oli siuke 40 tundi üleval olemist ja siis ei saa hotelli magama, ei saa minna, vaid pead auto taha istmele minema, sest minema ei saa. 4 me mahtusime meie sprinterisse ja Sander ei tahtnud sprinteris magada, tema tahtis üksi magada ja siis tema magas ja Škoda taga istmel. Minul ei olnud hullu, mina magasin, ütleme, väga hästi, sest mul oli ikkagi madrats vähemalt, aga Sander ja magas. Sander ei maganud. Päris rets, aga siis te olite ju Prantsuse Riviera ja... Siis me läksime lebotama ja meil on kõik muu Sandriga olemas, et täiskohaga seal Prantsuse Rivieras elada, meil ainult ei ole raha. Põhimõtteliselt meil on nagu ülejäänud asjad on nagu olemas. Selle elustiili jaoks meil on kõik olemas, et mitte midagi hommikust õhtuni teha. Lihtsalt kontol ei ole raha nii palju. Ja me seal 2 päeva mõnnasime, sest sealt me läksime otse Hockenheimi. Hockenheimis meil läks tegelikult hästi, me olime kiired. Esimene sõit oli naljanumber. See oli, mina ei ole oma võistluskarjääri jooksul ühtegi sellist võidusõitu näinud, kus esimesel ringil kohe tuleb punane lipp ja siis Ducati kaputt oli seal kommentaar teleka eetris. Ducati põles maha isegi. See oli 3 osaks ja põles maha. 3 osast põles maha Ducatil. Ja siis anti teine start, saite 4 kiiret ringi teha ja siis 5. ringil Hobelsberger viskas oma mootorratta sinna õhupalli, sinna turvapatja, see läks katki, uuesti punane lipp ja siis tuli võistluste direktorilt teade, et võistlus edasi ei jätka ja kõik saavad pooled punktid ja minge poodiumile ja kõikidel siis see koht, mis parasjagu oli ja teadsime, et Hannes ründab alles lõpus, et ole lihtsalt selle liidril pundil järgi ja ära tee midagi. Me teadsime, et seal olid mingid uued rehvid on ju, keegi ei teadnud, me olime kindlad enda sõidu lõputempos. Me olime selle läbi teinud ja me teadsime, et teised langevad, me püsime. See esimene sõit, jah, ma olin üsna rahulikult seal nagu pundis lihtsalt, aga see ei kandnud vilja. Ja siis teine sõit läks. Teine sõit oli see, et igaks juhuks peab siis kohe ründama ju, ei saa seal taga olla, pärast on jälle see punane lipp. Teine sõit meil oli nagu sellest esimesest sõidust oli meil veel siit nii ventikas, et me nagu
kuna punktitabel oli suhteliselt kindel ka, see kolmas koht oli nagu kindlustatud. Keegi ei ohusta sind. Jah, et siis võtsime kontrolli vähemaks, võtsime sõitjalt ka kontrolli vähemaks natuke, et kohe algusest ründame, paneme nii palju, kui torust tuleb ja oleme lihtsalt ees otsas, et kui tuleb punane lipp, siis me oleks vähemalt ees kuskil. Ja siis jah, ühe vea tegin täitsa ise, lasin pikaks ja siis tegelikult võtsin ju, ma olin äkki 4-5 sekki maas, on ju. 4 sekundit, 5 sekundit maas ja mõne ringiga oli juba see 4 peal, nii et sa tulid nagu jõudsalt 0,6 sekundit ringi peale, võtsid seda liidripunti nagu kinni. Ja siis ma nägin nagu seda, et ma iga ringiga võtsin kinni. Ja kuna IDM-i sõidud ei ole väga pikad, siis seal ei ole nagu aega mölutada, kui sa nii taga oled. Täpselt nagu me Assenis nägime ka, et see kui võimalus on, siis peab kohe võtma selle ja siis jah, oma meeskonnakaaslasest mööda sõites mina arvasin, et ta nägi mind. Mina arvasin, et jõuan, tema arvas, et sita sa jõuad ja siis me põrkasime kokku, kukkusime ümber ja siis oli jah, siis ma ootasin pitboardiga, millal sa tuled ja siis ühe korra tuled, näen, et sul selg on mudane. Siis ma sain aru, et mille pärast see ring veits kauem aega võttis. Üleni porine ja tagapiduriõli oli väljas, meil on topsik on siin topsik oli katki, seal polnud midagi. Topsik oli katki, aga see on siin lenksu peal, siis kogu see tagapiduriõli oli siin ruiska peal, nii et paar korda niimoodi paremasse kurvi lähed, siis käsi libiseb lenksu pealt ära niimoodi. Väga rõve oli sõita, aga me sõitsime ikka nagu mingit. Esipiduri siis topsiku voolik oli katki, nii et sealt ju lõpuks oli see õlist tühi. See tops oli ka tühi. See oli tühi. Käiguvahetus, eeblised otsa ei olnud, siis saapa nurgaga kuidagi vahetasid üles-alla neid käike. Tahtsin koju tulla lihtsalt. See oli. Ma tahtsin selle Eesti lipu sealt tribüünidelt kätte saada, mis ma esimeses sõidus nägin, et oli juba. Aga noh, sa ilusat rohelise suitsuga rehvi põletamist teha ja selle värvi peal ja Eesti lipuga pildi tehtud ja Eesti fänne oli seekord ikkagi väga palju, et seal oli vist 15 fänni oli vähemalt kokku siis koos saksa meestega. Siukseid hardcore Eesti fänne, kes on ikkagi Eesti lipuga. Ja Eesti lippe on kindlalt kõige rohkem IDM-is, mis on üliäge näha. Et ma loodan, et järgmine aasta on neid veel rohkem. Et tulge vaatama. Kui vähegi on, siis uus kalender on juba väljas. IDM-i kodulehekülje peal on see nähtav. Brnosse saab vaatama tulla, mis on, ma tean, Eesti mootorratta fännidele väga meeldib käia seal GP-d vaatamas. Nüüd saab tulla ka IDM-i vaatama sinna. Et saate juba pikalt ette planeerida ja oleks tore näha igal juhul Eesti fänne veel rohkem. Ja järgmine aasta meil on ju selge plaan, et kuna praegu me lõpetasime 3. aasta igal pool, nii selles Endurance'i stokis, kui Endurance'is tehase meeskonnaga, kui ka IDM-is, siis järgmine aasta meil on ikkagi plaan mitte lasta Ducatil teha reeglitega, mis nad tahavad. Et plaan on ikkagi võidust võidelda. Et see äge oleks jah, näha veel rohkem Eesti inimesi Saksamaal võidusõitu vaatamas. Et ma saan omalt poolt lubada ainult seda, et ma annan endast kõik. Et see põhjust poodiumi ette tulla. Tavaliselt millegipärast midagi juhtub ka siis, kui ma endast kõik annan. Et see aasta on päris põnevaid sõite olnud. On, aga möödasõidud on väga ägedad olnud, et telekas ikkagi kommentaator on ikka õiganud lauseid, mida muidu nagu kuulnud ei ole. See Mosti sõit, mis meil väga hästi välja tuli, selle kohta ütles üks seal IDM-i korraldustiimi meediainimene, et me Mosti sõiduga olime teinud vaatamist, kogu IDM-i vaatamist rekordina, kõige vaadatum sõit. Et YouTube'is on tegelikult kõik need sõidud näha ka, et samamoodi IDM-i kodulehekülje pealt idm.de, see viib teid siis sinna lähemale ja saate vaadata kõik need sõidud järgi, et kellel pikad talveõhtud ja midagi teha pole, siis vaadake, et neid ägedaid möödasõite. Ei pea maksma 170 € aastas, nii nagu MotoGP-s. Ja, meie hooaeg on, sellega me oleme nagu läbi. Pidasime just sünnipäeva ära.
pidasime sünnipäeva, näed, 10 aastat. Et ja kui te mõtlete kodudes, et mida tähendab, et hoiab peal, siis selle jaoks on pandud selgitav illustratsioon selja peale. See liigutus on siis see, mis tähendab seda, et hoitakse peal. Niimoodi hoiab peal Marko. Gaas läheb põhja. Gaas läheb niimoodi põhja. ja sünnipäev, siis seal oli see, ütleb, see sünnipäevaüritus mulle ka väga meeldis, sellepärast, et kohal olid tulnud kõik või kõik olid need siuksed põhilised vihuri vanad tegijad, kes ise neid mootorrattaid olid ehitanud ja inseneerinud. Et seal oli üks mees, kes rääkis ja kust nad, et seal oli Lembit Eesalu Võrr oli seal 125. muuseumis. Selle kohta ta ütles, et näed, see TK Haraka pesa on tehtud Ikaruspussi käsipuust, kus kinni hoidsid. ja mingist voodist oli ka veel mingeid pille tehtud ja voodi. Alumiiniumredelist ja pidurikettaid sai Malm kaevukaantest ja kellegi ema oli raske jõustiklane, siis see pani pätsas neid kangiraskuseid jõusaalist ja igasuguseid asju. Et kust vähegi midagi kätte sai, siis sellest tehti kohe. Ukse mingi alumiiniumprofiil ja need lood ei ole nagu igapäevased ja need on. Et satud muuseumisse ja siis seesama vend räägib sulle sellest. Tema läheb, vaatab muuseumis mootorratast, ütleb, kurat, selle raami ju mina tegin. Selle ju mina keevitsin. Päris äge ja neile endale meeldis seda rääkida ka, sest nad said rääkida inimestele, kes sellest aru saavad täpselt, et nad ikkagi läksid päris põlema sellega ja 2023 aastal meil natuke tuli see aeg ju tagasi, kus me pidime ise pidurikettaid freesima ja treilima. Lõõmutama ja testiti erinevaid variante. Läksin ema portselani ahju oma pidurikettaid lõõmutama. See üliägedad seltskonnad ja üliäge on see, et need kõik on samas toas koos. Siis tänapäev ja see, mis toimus. Siis 3 põlve oli koos seal. Ja. 4 isegi. Ma ei tea, kus see põlvejoon on. Ma ka täpselt ei tea, aga no ikkagi jah. Vanusredeli järgi ja vähemalt 4. Ja nüüd edasi sina lähed? Mina jah. Ühesõnaga mootorrattad on pakitud, nagu saate alguses ütlesin, et Hispaaniasse minek ja kohe nii kui Hispaaniasse jõuame, on meil noortega juba esimene laager, nii et meil 2026 aasta ettevalmistus hakkab pihta. Ja mootorrattad on võetud piisavalt kaasa, nii et loodan, et Hannes tuleb ka siin võimalikult ruttu sinna kätt soojas hoidma ja väikseid sõitjaid kiusama. Jah, see väikeste sõitjate kiusamisele ma ei ütle kunagi ära. Nad on ägedad tegelased. Õpivad läbi selle päris palju ja neil on äge näha ka ikkagi siin sõitmes ja saavad samal ajal rajal olla, et see tähendab nende jaoks ka ikkagi päris palju. Ma kujutan enam-vähem ette seda lapsevanemate sõitu koju nende väikeste tegelastega, kui nad on minust mööda sõitnud. Siis see võib olla päris ülemeelik, võib see tuju olla seal. Ja see on üliäge, see on nagu igal juhul minul on plaan tulla, aga ma pean leidma endale mootorratta. Praegu mul on. Need supermoto on olemas seal. Ainuke mootorratas, mis mul nüüd tänasest siis garaažis on üks Crossirefiga mootorratas, millega ma loodan, et ma saan metsa vahel hakata selja mudaseks teha. Lihtsalt füüsilist vormi hoidma. Jah, ega see on meie asjades kõik, et ma ei tea, et võtame korraks kiirelt MotoGP ja World Superbike'iga läbi või? Jah, Superbike hakkab läbi saama see nädalavahetus. Viimane võistlus. Toprak on punktidega päris okei, nii et ta peab lihtsalt püsti püsima. 39 punkti. 39 punkti vahe. Jere siis ilmselt pulega võidab, on iga aasta võitnud. Täna me räägime siis 4 päeval, see nädalavahetus on Jeres. Ilmselt jah, Toprak vormistab selle ära, läheb meistrina GP-sse. Asendajad on leitud, keda me oleme spekuleerinud, kes võiks olla need järgmine sõit ja me tegelikult ei osanud arvata, et mõlemad sõitjad ära lähevad. Et BMW toast ju Vander Mark läheb minema ja tema asemele tuli siis Miguel Oliveira MotoGP-st. 2 endist GP-meest. Ja Petruts on siis
põhisõitjana siis või ma ei teagi, kumb põhisõitja on. Ei tea ise ka. Ma arvan, et nad mõtlevad, et seal on saab olema 2 põhisõitjat. Aga see Oliveira minu jaoks on natuke veider valik. Ütlen täitsa ausalt, et see... Ta on suht langev täht ja... Jah, ja ta ei ole nagu... Tal on mingid üksikud päevad. No, eks ta Portimaos võib-olla on poodiumil. Et see... Mõned etapid võitnud on oma elus ja see on ka kõik. Ja et minu arust tema nagu selline tipphetk oli siis, kui ta oli Moto2-s Red Bull KTM-iga. Et siis ta oli nagu siuke stabiilselt kiire. Aga jah, GP-s ta on nagu selline... Ja ma ei tea, ta on minu jaoks lihtsalt veider valik BMW vaatevinklist. Et see... Nii palju, kui ma nägin, siis esimene avaldus, mis ta ütles peale seda, kui BMW oli kinnitanud või nagu avalikustanud, et Oliveira on nendega järgmine aasta, siis Oliveira esimene väljaütlemine oli see, kuidas ta tahaks ikkagi GPS-e jääda ja apriilet testida. Et see on päris hea ühe abielu koostöö, päris hea algus on see, kui üks pool ütleb esimese asjana, et ma tegelikult ei taha siin olla. Et ma kardan... Ma loodan, ma olen ikkagi ju nagu BMW mees ja eks meil kõigil läheb hästi, kui neil Superbike'is läheb hästi, aga ma loodan, et see kõik on palju parem, kui ma ootan või kardan, aga ma ei usu, et tal saab lihtne olema. Et ma arvan, et ta alahindab Superbike'i konkurentsi päris kõvasti. No, esiots on ikkagi väga kiire, et seal jah. On, kui Jonathan Rea võitleb punktide eest mõned nädalavahetused, siis isegi need esimesed 15 on seal väga kiired. Ja enamus nendest esimesest 15 on ju noored ja näljased. Et see, kui sinna tuleb mingi mees, kes ei taha seal tegelikult olla ja süüakse kohe ära. Ta süüakse kohe ära, et see esimene etapp seal Phillip Islandil võib tal olla esimesed 5 ringi tema Superbike'i karjääri, ma kardan, et ta saab päris kõva šoki seal võidusõidus. Et Petrucci on loogilisem valik mõnes mõttes, aga tema on ka nagu selline ta oli mingi jutt, et Toprak oli teda soovitanud, et ta sõidab samamoodi, pidurdab sama kõvasti, aga jälle minu jaoks on see Topraki... Ta ei ole enam nii näljane, no. Ta ei ole näljane ja ta on kiiresti sõitnud alati parima mootorrattaga. Nii GPS kui Superbike'is. Et see KTM-iga ta ju GPS ei pärjanud väga. Ducatiga ta oli ülikiire ja Ducatiga ta oli ka Superbike'is kiire. Või on praegu. Mis sa arvad sellest Ducati liikumisest, et Bautista asemele nüüd Lecuona tuleb? See on loogilisem valik, sest et Lecuona on... Hondast ka alati ikkagi seda kivist vett välja pigistab. Just täpselt. Ta on see mees, kes pigistab kivist vee välja. Ta on see mees, kes paneb silmad kinni ja hoiab peal sellepärast, et talle öeldakse, et see mootorratas saab seda teha, mida ta peab tegema nüüd. Kui talle öeldakse, et sa pidurdad selle musta märgi juures siin, siis ta pidurdab selle musta märgi juures. Ta on nagu siuke mees, kes ta ei pane väga tunde pealt, ta väga ei mõtle sõitmise peale, aga ta sõidab ülikiiresti. Ja ma arvan, et ta võib sõita selle Ducatiga päris kiiresti, sellepärast, et Ducati ju GPS ja Superbike'is on täpselt samasugune. Et Ducati ütleb sulle, milline see mootorratas peab olema ja saa sellega hakkama. Et nad kõik on iseloomult täpselt samasugused ja ma arvan, et Lecuona sõitjana ei sobinud lihtsalt sellesse Honda projekti, kus on vaja suhteliselt kindlameelset sõitjat, kes teab täpselt, mida ta mootorratast tahab ja et Honda on natuke veel eksinud Superbike'is eriti. MotoGP's on juba parem seis. MotoGP's on parem seis, jah. Aga Superbike'is jah, nad vajavad nagu kedagi sellist... Toprak oli tegelikult ju BMW-ga väga hea näide, kes lihtsalt tuli tuppa, võttis oma võistlusinseneri kaasa. Tal on seal see kurja häälega Kenan veel, kes Türgist helistab ja ütleb, kui midagi valesti tehakse, et see niisugust kindlat... Ta lõi nagu korra majja või ja, nagu... Läks kindla eesmärgiga, et nii peab olema. Kogu BMW, kogu see meeskond, kõik joondus järsku Topraki järgi. Mis iganes Toprak ütles, sest ta oli kiire, sest ta oli kindel oma asjas. Kui on vaja sõita, ma ei tea, sellise amordiga, siis me sõidame sellise amordiga ja
Vandermark, sina pead ka õppima selle amordiga sõitma. Mis siis, et Toprak ei sõida tänu sellele kiiresti, vaid ta sõidab vaatamata sellele kiiresti, lihtsalt oma talendi pealt. Aga et Honda nõuaks nagu jah, minu arust midagi sarnast. Et nüüd Honda võtab ju Dixoni ja Chantra, on ju. No, Chantra MotoGP-s ei saanud üldse hakkama. Et Superbike'is ma ei paneks ka väga palju panuseid ta peale. Ta on jah, ütleme, need tehase meeskonnad teevad veidraid lükkeid minu arust. Ducati on ikkagi managemendi poole pealt on nad päris kõvasti nagu väga kõrgel tasemel. MotoGP, Superbike'is, kohtasid veel on jagamata, rea läheb minema. Superbike'is vist on suhteliselt palju ainult neid tasulisi kohti. Vikersilt oli küsitud, Motokorsa oli Vikersilt küsinud, kas 400 000, et jätkata oma olemasolevat lepingut, mis juba oli tal kirjutatud alla. Et see päris jah, umbes seal kuskil isegi Motokorsa on ju tegelikult hea meeskond, on ju. Bassani oli sellega esiotsas, et kõik meeskonnad välja arvatud tehase meeskonnad ikkagi on sügaval soos ja vajavad sõitjate finantseeringut päris palju Superbike'is. Ja see on nagu veider kontseptsioon, veider viis võidu sõita. Meie ennustatud mees võitis selle tiitli. Ta võitis päris kindlalt selle tiitli, jah. Et päris ta võis rahulikult minna koju puhkama üldse. Oma seda rangluudu, mis tal katki on. Mingi side on katki. Võib-olla ta tuleb nüüd hoopis puhanuna tagasi sealt järgmiseks aastaks ja on veel tugevam kui see aasta. Saab pikema puhkuse, jah. Et jah, Marquezil väga õnnetult, väga õnnetult, et see kukkumine tegelikult ei olnud üldse nagu livises, aga jälle turvaala. Kõva kivi on ju. 2021, kui ma kukkusin Assenis kvalis. Nagu kinni trambitud see... Isegi mitte kinni trambitud, aga see üleminek turvaalale ei ole nagu sujuv. Et Assenis oli see, et rada oli viraažiga, turvaala kukkus väljast alla ja siis nagu trampliini pealt niimoodi, mina panin hüppesse sealt, et sellest on mingi pildiseeria, kuidas ma olen koos mootorrattaga külje pealt niimoodi õhus. 30 senti õhus maast, on ju. Ja siis, kui sa sealt maandud, siis sa lähed ükskõik, mis kivi või kruus seal on, siis sa hakkad sealt keerutama ja saad haiget. Ja seal Indoneesias oli siis ju vastupidi Marquezil. Oli nii, et asfalt läks ja siis tuli see kruusa nagu aste oli siuke tunne, nagu nad oleks kruusa pannud otse asfaldi peale, et nad ei täida nagu madalamalt, vaid nad asfaldi peale pannud selle. Ja siis see lõhkuma hakkas jah, see aste ja siis see pärast trall, mis nagu keha hakkas tegema. Aga jah, väga õnnetu, et ei ole ju Indoneesias ei ole mitte ühtegi sõitu lõpetanud. Jah, päris hull, jah. Et, aga seal on jah, kõik ka suht selge, kõik tiimikohad on jagatud. Jah, nüüd saavad kas täna oli just kinnitati Moreira Hondasse LCR-i. Ja temal on, ta on ka tugevaks saanud, väga tugevaks saanud Moto2 siis. Tal on väga konkreetsed abimehed ja konsultandid ka selja taga, et Livio Suppo on ta manager, kes omal ajal oli Repsol Honda tiimi pealik, siis kui võideti kui Repsol Honda võitis väga palju ja väga konkreetne ja tark mees. Et tema on kuidagi Moreira on kuidagi ilmunud see aasta. Ta on leidnud oma hea keskkonna, oma head inimesed ümber ja praegu tead, vaata, et napsab Gonzaleselt ära veel selle tiitli Moto2. On väga lähedale läinud see asi. Ja GP-s ülejäänud on ju, nüüd tulebki 3 sõitu, kus ülejäänud saavad ka võita. Ei tea, aga jah, naljakas Bagnaia lugu, et siis ei saa aru sellest. Et ühe sõidu võidad ära, kõik kvali, sprindi
Ma panin paar aastat tagasi oma robot-tolmuimejale nimeks Pekko Bagnaia, sellepärast, et see saadab telefoniteavitusi mingitel arusaamatutel hetkedel, et ta on in trouble või ta on stuck või ta ei leia kodu ülesse. Ja see meenutas mulle kõige rohkem Bagnaiat. Ta on tegelikult olnud juba mitu aastat, mitte nii ekstreemselt kui praegu. Praegu on veel see Margi efekt samas boksis on ka, aga ta on tegelikult mitu aastat olnud mingitel arusaamatutel hetkedel kukub pikali või on lihtsalt no täiesti see sprindi tsirkus, mis tal on tegelikult olnud mitu aastat, see, et tal pannakse, ma ei tea, 4 liitrit väiksem paak ja nüüd järsku mootorratas muutub täiesti niimoodi, et ei ole võimalik. Ei saa sõita, ei saa mööda sõita, kõik sõidavad mööda esimesel ringil, oled 18, stardid 3. kohalt, oled 18 esimese ringi lõpus, sellepärast, et sulle pandi 4 liitrit väiksem paak. Aga siis, kui sa paned selle suure paagi ja 4 liitrit vähem bensu, siis ei ole või? Siis sõidad kiiresti. Mis kuradi, see ei ole nagu võimalik ja ta on ise nii zen, ta ei ole nagu selline hüperaktiivne, et ta on nagu sihuke, mõtleb üleüliselt nagu või teeb üle midagi. Ta on nagu nii zen tüüp ja ta tundub nagu tema närvikava võiks nagu nii korras olla. Ja ta ei lähegi närvi, ta räägib täiesti rahulikult, ta räägib täiesti tõsise näoga sellest, et tal ongi see sprindipaak ongi mure. Et ei ole mure ju. See ei ole reaalne ju. Viimane start oli ka mõnus. Kõik läksid minema, et ma lähen ka. See on jälle meenutab seda sama autoreis Uube bensumeest, kes esimesse rahvaliiga startis oma Monsteriga ja siis startis minu arust 3. kohalt vihmaga ja siis enam-vähem nii, et ta pani käigu sisse siis, kui tuled kustuleks, sellepärast, et ta ei tahtnud madistada esimeses kurvis teistega. Minge minema kõik, ma siis vaatan ka. Aga lihtsalt üks mees teeb seda rahvaliigas ja teine mees teeb seda MotoGP-s Ducati tehase tiimiga. See on ja veider, see on väga-väga veider ja ma ei tea, kuidas sa tuled nii, et sa Motegis võidad pika puuga. Maailmameister Marquez saab su käest nagu ma ei tea, 4-5 sekundiga. Ja siis sa järgmine nädal on viimaselt kohalt kukud ümber ja siis, kui sa vaatad seda aegluubis videot, siis sa ei saa aru, kas see läks eest alt ära või tagant. See läks lihtsalt ta pani käe maha jälle. Ta lihtsalt kukkus maha. Ta mitte ei kukkunud ümber, ta kukkus maha mootorratta sellest. Ei, võib olla raske aeg, aga tal on ikka väga raske aeg, et see on veider, see ei ole. Aga mida on väga hea näha, minu arust on Alex Marquez. Alex Marquez on lihtsalt sõitnud üle kõigist. Minul meeldib kõige rohkem ikkagi see, kuidas Hondad on see aasta saanud kiiremaks ja kuidagi nad ikkagi mingid ringid on täitsa seal kohal juba ja tehase meeskond on lõpuks jõudnud. Just, ja ma lootsin nii väga, et ei oleks seda, et sellel aastal lepingud lõpevad ära ja võetakse järgmised mehed, et siis need mehed, kes pidid kannatused läbi käima, siis need saadetakse minema, aga antakse neile vähemalt võimalus, et saavad hea mootorrattaga ka siis proovida veel. Jah, et tegelikult oligi Sarko tõmbas selle otsa lahti hooaja keskel on ja võitis Le Mansis, oli Silverstone'is poodiumil ja nüüd viimased etapid on ja kõik. Nii Mir kui Marini nüüd siis seal ka ikkagi. Küll korda mööda. Nad ei ole kunagi seal koos. aga nad on ikkagi Nad on palju paremad, kui nad olid aasta alguses. Ja Mir on, ma arvan, üks kõige alahinnatumaid maailmameistreid kogu MotoGP ajaloos. Et see 2020 aasta tiitel, mis ta võitis, ta tegelikult oli ülitugev see hooaeg. Ta oli stabiilne, hästi stabiilne. Oligi stabiilne, sõidu lõpud kõik ülikiired. Aga keegi ei anna talle nagu seda kreditit, mis ta võib-olla väärib. Ja ma arvan, et nüüd, kui ta selle Hondaga ka lõpuks midagi teeb, siis ta võib-olla saab nagu sealt august välja sealt Covidi varjutatud august, kus ta praegu on. Ja Marini on lihtsalt siuke mees, kes sõidab täpselt nii kiiresti, kui mootorratas lubab ja mitte grammigi rohkem. Ta otsib selle piiri üles, mis mootorratta piir on, hästi rahulikult ja siis sõidab selle piiri peal. Aga ta ei proovi leida kohti, kus see mootorratas võiks kiiremini sõita. Aprilia mees on
Jorge Martinil on väga hea aasta olnud. Aga Paseki vähemalt on ikkagi ka tubli olnud. Tema on tubli. Et on ikkagi seda Aprilia nime vähemalt pildis hoidnud ja mis mulle väga teeb nalja, kui ma vaatan igasuguseid klippe ja asju MotoGP-st on see, et kuidas Marquez on söönud ennast sisse ka Valentino väikeste jüngrite seltskonda. kuidas nad Besekiga kallistavad poodiumil ja Bagnajaga on nõuksed klemmid, oi, mul on Margi käest nii palju õppida, ta on nii hea meeskonnakaaslane. Siis kui Marquez tiitli võitis, siis oli mingid lugusid, kuidas Bagnaia ja isegi Valentino poolvend Luca Marini laulsid karaoket kõik koos Margi selle meistripeol. Nii et on nagu, ma kujutan ette, kuidas see number 46 võib kodus olla ja lihtsalt hambaid krigistada, kuidas tema ainuke inimene kogu maailmas, keda ta nagu tõsiselt vihkab ja siis see... Flat tracki lähevad sõitma, siis enam ei lähe õlaga pihta, vaid ikkagi lähed juba sõidad esirattasse. Marquez on kuidagi seda olukorda nii palju paremini minu arust. On, aga nad on ikkagi nagu väga nagu normaalne inimene ka. Jah, ta ongi nagu selline... Täiskasvanuks on. Jah, ta ei... Mis iganes selle kohta mõeldakse või igal ühel on mingi oma arvamus selle 2015 aasta kohta, aga kuidagi üks pool on seda nagu kibestunult minu jaoks natuke manageerinud seda olukorda ja teine pool on nagu üritanud sellest üle saada. Aga ei, saab põnev olema, mis järgmine aasta toimub ja... See aasta jah, tundub nagu oleks juba läbi, tegelikult on 3 sõitu. Jah, tegelikult on 3 etappi jäänud. Austraalia, Sepang. Äkki 4? 4 on ja Austraalia, Sepang, Portimao ja siis viimane Valencia. Et siin veel juhtuda veel küll teine koht ja 3. koht on ju veel kõik veel, 3. koht on eriti väiks. Ma arvan, et teine on suhteliselt kindel, sest et Alex Marquez on stabiilne. Aga Beseki võib Bagnaialt 3. koha küll ära napsata. See on küll täiesti reaalne. See oleks täitsa okei ka. Ma ei tea, millal Aprilia oli viimati 500 2 taktiga poodiumil. Midagi siukest. Ei ole olnud ju. Ma ei mäleta ega tahes. Hooaja kokkuvõttes mina ei mäleta. Max Piachi äkki. Midagi sellist. Sest et nemad ju nad olid 500-ga kiired, siis nad tegid 4 takti GP valmis, aga see ei jõudnud kunagi rajale. Ei, 500 oli viimane, millega nad olid. Sest nad veel tegid, ma lugesin mingit artiklit sellest, kuidas nad tegid, Aprilia tegi koos Cosworthiga GP mootorratta. Ja siis Cosworthi mehed, auto vormel 1 tulnud, siis nad tegid siukse mootorratta, kus oli samamoodi nagu autol olid kõik elemendid, nagu kõik asjad olid eraldi, oli mootor, kast oli eraldi, täiesti eraldi korpus, kõik täiesti eraldi nagu. Lihtsalt tuli mingi ülekandega ja ees oli nagu mootorist väljas oli mingi võll, kus peal oli siis kenekas ja veepump ja kõik asjad olid nagu täiesti väljas. Riimaga. Ja põhimõtteliselt riimaga tõmbab. Aga et see oli üli palju jõudu, aga lihtsalt jõud ei olnud nagu kasutatav. Tuli see auto ja mootorratta võidusõidu erinevus välja. Aga ma mäletan jah, et see artikkel või see lugu oli, et mootorratas oli valmis, aga mitte kunagi võidu ei sõitnud. Aga ma ei tea jah, kas nad, siis oli kindlasti 2 taktiga, kui nad üldse on olnud kunagi. See on nagu, ma arvan, tuleb seal Velt mototsentris saavad kõik tasuta juua, kui see lõpuks juhtub. Suur pidu tuleb. Kogu Laki tänav pannakse kinni, tuleb Aprilia festival. Aga ma ei tea, kas selle ei olekski aeg otsad kokku tõmmata. Jah, me näeme siis... Me näeme Hispaanias ja siis... Telekaameratega me näeme ilmselt siis... Varem, ma arvan, ma korraks, tegelikult ma tulen novembris koju tagasi, siis peame tegema järgmise saate. Siis ongi novembri osa ja... Novembri osa. Seda me otsustame, kas teeme külalisiga või mitte, aga... Siis on loodetavasti juba rääkida ka minu järgmise aasta plaane. Ja kuidas su enduro sõitmine läinud on? Jah, kas olen mäest üles ja üle kivi.
ma tahan selle talvega saada nii, et ma üle selle suure kaablirulli ikkagi suudan sõita. Trialimeheks, jah. Väga hea, igal juhul aitäh kuulamast ja kuulmiseni. Tšau.